No tšau, me Kiltsil, Gasoline Capybara track. Ühesõnaga jah, jõudsime kohale, panime boksi püsti, auto valmis, autoga käisime tehnilises ära ja oleme nüüd valmis sõitma minema, et siin ilm oli siin hommikul täiega sadas, nüüd on kuivanud rada ja kohe hakkavad sõidud pihta, et lähme siis proovime, sõidame jälle 2 klassis, Balti sarja B-klassis ja Street B-klassis, indeks on sama. Et Lätist tuli meile siis nüüd Balti sarjaga 3. võistleja, teeb asja natukene huvitavamaks seal ja Street B's nagu ikka siis teeme oma asja. Switch. Lõhki 11.84, see oligi vaja ära proovida, et nüüd teab, et väikse kergituse võib teha ja 60 jalga oli 1.85, mis on siuke okei, siuke keskmine, ma arvan, et see andis päris hea data meile, very good interview on ju. Switch. Launch oli tundelt suht sarnane, aga väljast oli teistmoodi. Oli või? Esimene ring läksid, sul ikkagi käisid rattada ringi, nüüd ta läks, aga ta nagu... Aga ma jõudsin piirajani ju, vist oli ju. Jõudsin piirajani, kui käis jõnks ja siis kohe panin teise, aga... Ei no start oli ilus, 60 oli hea, 1.73, aga noh, kurat jälle nii lõhki kohe ja ma kuulsin, kuidas sa lasid lahti, panid... Ma mängisin seal ja... See oli kõik kuulda, ikka lõhki. Janno Leiger tuli minu taga. Näe, õlle ka. Igastahes, et sõitsime täiega lõhki, 11.74, see oli nüüd siis Balti sarja kvalli esimene ring ja natuke liiga kiire, et 60 feet'i tuli väga hea, 1.73 ja sealt siis ma isegi lasin lõpus maha kõvasti, et mu auto läheb järjest kiiremaks. Lasin veel nagu sutsu maha ka veel isegi. Mul on see 60 jalga liiga ja... Seda oleks ka narr kuidagi kehvemaks hakata tegema ju. Isenest oli nüüd 2 sõitu on stabiilne, mis ta praegu on 1.72 on ju. Enne oli 1.73. Stabiilne on hea isenest. No see siit nüüd ei saanud. Mis sa teed? Mikrofon. Ma ei saa midagi aru. Mikrofon või? Nüüd nagu ise mähkisin, vaata, et ma panin 3. mööda ja siis ma ei saanud enam sealt järgi kiiresti. Ehk siis tuleb sama setupiga korra uuesti sõita nüüd, ega muidu ei tea. No mul pool stardis kinni, vaata. Ja tegelikult võrreldes eelmise sõiduga ta ei oleks tohtinud puua, vaata. Nüüd oli väga napilt lõhki. Väga vähe lõhki. 11.88 ehk siis noh, nipa-napa oleks võinud olla väga hea aeg, aga grammi võrra lõhki jääb seda.
nüüd juhtus või? Juhtus see, et stardis poos nüüd kõvasti kinni ja 60 jalga oli 1.9 ja sealt ka lõppaeg oli kohe sitt, pluss ma lasin lõpus natuke maha, sest ma ei teadnud, et ta nii sitt oli, aga... Mis ajaks? 12.2. No kuidas võtta? 11.88 oli eelmine sõit, vaata. Ei, no see 12.5 oli see... No jah, seda küll jah. Aga noh, sellega ma olen ikka üks viimaseid seal, ma arvan. Pühapäeva hommik Kiltsil siis, et meil olid siin suuremad seiklused vahepeal, et timmisime autot siis eile terve päeva, lõpuks 7. ringiga saime tegema seda, mis me tahtsime, et ta teeks, et ilusti sõitsime 11.93 välja siis ja siis hakkas vihma sadama, korraks tuli niimoodi, kastis Raemerjaks, aga jäi kohe järgi ja rada kuivas kiiresti ära ja tehti ikka ring lõpuni ja saime siis Balti sarjas ka siis 4. ringi sõita ja läksime siis confirmima, et teeks sama asja auto ja hakkas auto probleeme tekitama, et hakkas siuke lärtsuma 3. käiguga niimoodi, et lõi kõigepealt siukse ühe paugu, kui me sõitsime, aeg tuli kehva kohe ja siis tagasi sõites kohe proovisin, natuke lasin teda rõhu alla, saingi aru, et auto katib või mingi viskab siukest trigger errori pauku sisse ja siis hakkasime taga ajama seda viga ja proovisime siin, kahtlustasime vända andurit, sest logidest oli näha, et pöörete signaal kaob ära, mis on huvitav, võttes arvesse, kuidas see asi lõpuks lahenes. Aga jah, igastahes otsisime siin, proovisime erinevaid vändaandureid, sõitsin veel, tegime Jannoga siin raketibaasist tõmbeid, natukene logisime ja üritasime siis viga üles leida ja sõitsin veel Tallinnasse öösel, tõin sealt veel 2 vändaandurit, proovisime neid erinevad, mul on vale tüübi andur küljes, proovisime õige tüübi andurit, ühesõnaga mingi 4 andurit sai kokku proovitud, miski ei aita ja viimases hädas vahetasime küünla veits leebema vastu ja nüüd see toimis lõpuks. Sten, mis teed? Proovime teisi küünleid. Lõpuks, et tundub, et nüüd on auto ilusti korras ja lähme siis helikaid sõitma. Tehti siin otsus, et tehakse 1 ring kvalifikatsiooni veel, et saame siin tänase ilmaga ka siis ära proovida, ära testida, kuidas asjad toimivad, et lähme siis vaatame, et mis auto teeb. Öösel oli ilust, magasime hästi, me magasime küll hästi ja ei olnud probleeme. Siim käis Tallinnas, tõi mingeid varuosi hommikuks ja panime need külge ja neist ei olnud kasu ja kõik. Ja siis tuli Taavi, tegi auto korda. Joo. Kohe, mis me siis rääkisime enne, et ühesõnaga tegime selle kvaliringi 12.07, lasin maha ka natukene, aga sain reaktsiooni proovida, täitsa okei reaktsiooni 0,09, mis on siuke 0,1, ma alati püüan nagu. Aga ühesõnaga jah, et rohkem seda, Balti sarjas seda ringi ei sõidagi, et ei ole vaja, et tegime siin hommikul, tõstsime natukene boosti tagasi, siin eile sai päris madalale mindud, nüüd tõstsime 1,6 peale tagasi, et on siuke, võiks olla siuke tänase päeva jaoks täitsa sobiv. Times changed, but mine's made up. I ain't got line patience.
ei näinud või võit nägin, aga 11.94 versus 11.98 ja reaktsioonid olid ka 0,04, 0,08 või midagi sellist. türa, see oli päris hea sõit tegelikult. Päris kõva sõit oli. Sa tegid kuradi oma parima aja ka ju või? Ossa, raks käsi väriseb natuke, siis on hea, vaata. Ei, see oli kõva. Lahe, kurat. Ilus takt oli, võid minema ja ma vaatasin, et kurat. Ilus kontrollitud sõit lõpus. Juba tagasi või? Päriselt või? Autol on ka raske ju. Sõidame Porsche Taycani vastu Ahto Vasar, kes muidu sõidab Toyota MR2-ga. Ja tal on võimalik seal kõike teha, nagu klaverit mängida. Et lihtsalt siit tuleb enda kõige parem sõit teha ja ilmselt ta üritab must ees püsida, siis ma ilmselt pean tühjaks vajutama, et midagi sellist proovime, vaatame, kuidas välja tuleb. Löökiaga vastame rohkem, et siis oligi mõlemad tühjaks vaata. Või no, mitte tühjaks. Mina lasin tühjaks, sina lasid minu järgi. Noh, palju õnne. Täitsa pekkis, ma mõtlesin. Otsuse startist ma neid tuult tugemas, mine metsa, ma jälle magasin maha. Ja siis nägin, et see oli jälle ikka napita. Oli või? Ma ei tea, palju oli. 0,08 sul miinus, mul 0,08 plussis. No olidki siin, eelmised olid mul ka 0,0 reaktsioonid. Sul olid jumala ilusad reaktsioonid. Natuke liiga head. Et tavaliselt siuke 1 koma on siuke kontrollitud mul tavaliselt. See on nagu safe, on ju? No jah. Kahju. Aga saad Urmoga maadelda nüüd. 1-1. Jah, täpselt. Edrase õlle. Jah. Võtsin punase tule. Hästi natukene. Miinus 0,08. Natukene ootaja aeg oli liiga pikk. Nüüd lähme Balti B finaali sõitma. Vahepeal sõitsime ära Balti B top 4. Lätlane läks katki, siis sõitsin üksinda ja Tanel sõitis ka Bayrani üksinda. Ja nüüd lähme sõidame finaali Taneliga. Tanel andis meile siit Balti sarja võidu, siis saame ühe karika jälle kaasa võtta koju. Jälle hõbedat ma jälle ei saa. Mul ühtegi pole veel. Tanelil oli väga hea võimalus võtta see. Aga noh, sellest Street B punasest on natukene kahju, et oleks võinud siukse kas või ilusa sõiduga kaotada. Punane on nagu lihtsalt ära andmine. Midagi teha ei ole. Sitt on sitt. Midagi teha ei ole. Top 4 ei saa väga viriseda. And first place Baltic B class, Siim Pärtel! Balti B klassis.
tõmbame käima ühe loosikampaania ka, ehk siis ei olegi see aasta teinud, et toetuslingile toetuste tegijad saavad siis osaleda loosis. Loosime välja siis Nänni Pringlesilt ja Päterilt ja siin on meil mõned särgid veel ära jagada. Ja reeglid on siis sellised, et vähemalt 5 € toetusega läheb nimi kirja ühe korra ja 25 € toetusega läheb nimi kirja siis 2 korda. Mida rohkem nimesid kirjas on, seda suurem tõenäosus on võita. Ja siis vähemalt 3 auhinda loosime välja, et päris palju on seda Nanni meil välja jagada. Ja kestab siis järgmise võistluseni Wildcards augusti viimane nädalavahetus ja siin toimub, et siis loosime välja sellel võistlusel võitjad siis. Ja raha kogume siis autole uue vedrustuse tarbeks. Nende lõigatud Makita vedrudega ei saa träägi sõita.